Ma mõtlesin, et ma ei räägi enam jäätisest. Aga no siin need juba naeravad, eks ole. Aga me tulime siia Da Vinci, ma näitan, see on Da Vinci mingi T1 Da Vinci see jäätise koht. Ja siin ma ostsin pistaatsiajäätist. Ja ma olen Da Vinci jäätis söönud selles Järvekeskuse Da Vincis. Aga sealt see nagu ei avaldanud mitte mingit muljet minu meelest. Aga see siin on pistaatsiajäätis. Ja ma olen juba nagu peaaegu kõik ära söönud. Et see on nagu... Oota, ma proovin ise ära. Kõik tahavad juba seda. Et see on nagu päris hea. Ma ei tea, kas see näha siit on. Aga pistaatsiajäätise kvaliteeti hinnatakse selle järgi, et kui pistaatsiajäätis on liiga magus, siis see on nagu täiesti mõttetu pistaatsiajäätis, sest pistaatsiajäätis ei tohi olla liiga magus. Kui seal on mingit keemilist asja sisse pandud, sa tunned selle kohe ära. Siin on pistaatsia, ütleme, see kogus, ilmselt võiks see veel kangem olla. Aga praegusel hetkel on siin päris kõvasti pistaatsiat ja see teeb selle jäätise hästi kalliks. Ma ei tea, kas pistaatsiajäätis oli kallim, kui ei olnud kallim kui teised jäätised. Et tegelikult pistaatsiajäätise tegemine on kallim, sest pistaatsia, kvaliteetne pistaatsia on kallim. Nii et kui te tahate head pistaatsiajäätist, tulge Da Vinci, ma ei tea, mingit trepi T1 Da Vinci, ja siit tagant on näha ka. T1 Da Vinci siia. Sööge seda. See on nagu päris äge. Emme vaata. No äge. Päris hea. Mingi koer on selle õhu. Ja. Seal üleval oli koer. Aga tule siia, proovige ainult pistaatsiajäätist, sest ma proovisin ka 12 jäätist. Ja need olid täiesti mõttetud. Sellepärast nad olid kaks täiesti erinevat jäätist. Nad olid tavalise magusa jäätise maitsega ilma iseloomuta. Seal olid mingi küpsise tükid ja šokolaad ja sees. Nad oli siuke hea, aga no, ta ei olnud nagu midagi erilist. Et siukse jäätise kohta, no ja see on väga tore, väga vahva, lihtsalt magus asi sööd ära. Aga kui sa tahad erilist jäätist, tule siia T1 alumise korruse Da Vincisse ja võta pistaatsiajäätist.